Tervist! Suhkruasendajatega ja ennekõike kunstlike suhkruasendajatega käivad kaasas igasugused müüdid ja tegemist on üllataval kombel emotsionaalselt üsna laetud teemaga. Ma kuulen pidevalt väiteid, mille kohaselt igasugused suhkruasendajad on ohtlikud. Ja peamiseks argumendiks on, et looduslik asi on ikka loomulik ja ei saa olla kahjulik. Tegelikkuses on meil olemas väga suur kogus väga heal tasemel teadustöid, mis seostavad varajase surmariski lisatud suhkru tarvitamisega üheselt ja ümberlükkamatult. Isegi siis, kui lisatud suhkrust saadakse vähem kui 5% päevasest kalorikogusest. No rääkimata sellest, kui see kalorikogus on kõrgem, nii nagu see tavaliselt on. Teiseks väga levinud väiteks on, et suhkruasendajad ja eriti kunstlikud suhkruasendajad põhjustavad igasuguseid raskeid haiguseid, nagu näiteks erinevat tüüpi vähkkasvajaid. Kui me räägime enim levinud suhkruasendajatest, mis on laialdaselt kasutamiseks lubatud, siis ei ole meil tegelikult praktiliselt üldse tõsiselt võetavaid juhuvalimil põhinevaid teadusuuringuid, mis näitavad selgelt, et mõnda vähivormi riski või siis üldse ükskõik millist raske kroonilise haiguse riski need peaksid tõstma. Kui su naabri naine väidab vastupidist, siis palu tal sulle näidata inimestel läbi viidud juhuvalimil põhinevat ja usaldusväärses teadus- või terviseajakirjas avaldatud teadusuuringut, milles see seos on leitud. Ja siis saada see uuring mulle ka, sest mina olen selliseid uuringuid otsinud ja minu silmad ei ole selliseid uuringuid näinud. Meil on olemas väga heal tasemel vaatlus- ja epidemioloogilisi uuringuid, kus on kõrvuti pandud inimesed, kes kasutavad lisatud suhkrut ja inimesed, kes eelistavad kasutada tehislikke suhkruasendajaid ja inimestel, kes kasutavad peamiselt lisatud tavalist valget lauasuhkrut, on oluliselt suurem tõenäosus haigestuda rasketesse ainevahetussündroomiga seotud haigustesse ja neisse varakult ära surra või tegelikult üldse varem ära surra ükskõik millistel põhjustel. Lisaks, kui sellised uuringud näitavad, et teatud risk on olemas ka kunstlikke magusaineid tarvitavatel inimestel, siis sisuliselt see haihtub ära. Kui me arvestame, et need inimesed, kellest me antud kontekstis räägime, on terve elu tarvitanud suurtes kogustes lisatud suhkrut ja on suhkruasendajate peale üle kolinud alles siis, kui nad oma tervise on juba täiesti tuksi keeranud. Ja see suhkruasendaja tarvitamine tegelikult ei suuda selles plaanis enam mitte midagi muuta. Aga okei, see selleks, läheme meie tänase teema juurde. Ma võin muide tänase video pealkirjaks olevale küsimusele kohe ära vastata. Ei, stevia ei tapa su kõhubakterid ära ja isegi kuidas seda teeks, ei tähenda see koheselt, et see on halb asi. Nii, nüüd sa võid selle video kinni panna, aga kui sa tahad minna teemaga süvitsi, siis kuula edasi. Steviolglükosiidid ehk rahvakeeli öeldes stevia on Paraguay suhkrulehe nimelise taime lehtedest valmistatud magusaine. Steviat nimetatakse looduslikuks suhkruasendajaks, kuigi nii meie vahel öeldes. Nende stevia lehtedega tehakse ikka igasuguseid keerulisi ja kahtlaseid protseduure. Nii et teatud juhtudel ei ole ma kindel, et lõpp-produkti, mis jõuab su suhkrudoosi, saab ikka looduslikuks nimetada. Aga ärme nüüd selle teema juurde kinni jää, et kas stevia on suhkruasendajana looduslik, poollooduslik või tehislik. Ja vaatame, enne kui ma jõuan värske uuringuni, milles analüüsiti stevia tarvitamise mõju meie soolestikus elavatele mikroorganismidele, milline on steviolglükosiidide mõju meie tervisele varasemate uuringute kohaselt. Ma teen selle ülevaate selle aastal 2018 ajakirjas The Journal of Nutrition avaldatud artikli põhjal. Meil on olemas ka uuemaid artikleid ja metaanalüüse, aga ma valisin selle, sest kui sa tahad ise pikemalt lugeda, kuidas stevia lehest saab suhkruasendaja ja kuidas see su organismis käitub ja kui suurtes kogustes seda soovitatakse tarvitada, siis saad seda lugeda video all jutukastis oleva viida kaudu. Ja see artikkel on vastupidiselt paljudele omasugustele täispikkuses tasuta kättesaadav. Meie aga keskendume stevia tervise mõjudele ja selles osas ei ole minu hinnangul viimase paari aastaga midagi olulist lisandunud. Kui jätta kõrvale soolestiku mikrobiomiga seotud teemad, millest ma räägin hiljem pikemalt.
kui see, et lisatud suhkrute tarvitamine tõstab söögijärgselt vere glükoosi ja insuliini taset on üldteada, siis stevia puhul on nende tasemete tõus kas olematu või väga väike. Lisaks on täheldatud, et diabeeti põdevatel inimestel võib stevia tarvitamine vere glükoosi taset koguni pisut alandada. Seega aitab stevia kasutamine suhkru asemel erinevate ainevahetushaiguste riski alandada ja diabeeti kas pikemalt või siis ka lõplikult eemal hoida. Stevia, mis sisaldab 0 kilokalorit, on väga tõhus abivahend langetamaks kehakaalu ja hoidmaks seda kontrolli all. Teadusuuringud näitavad, et steviat tarvitades on inimeste päevane kaloritarbimise tase võrrelduna lisatud suhkrute tarvitamisele oluliselt madalam. Ja me teame ka üldiselt, et kui näiteks lisatud suhkrutega joogid asendada kas kunstlike magusainetega magustatud jookidega või veega, siis annab nii lühema kui pikemaajaliselt oluliselt parema tulemuse kunstlike magusainete kasutamine. Ja sama reegel kehtib ka stevia puhul. Stevia tarvitamine võib alandada vererõhku ja seda ennekõike neil, kellel on vererõhk normist pisut või keskmiselt kõrgem. Ja loomulikult aitab stevia kasutamine suhkru asemel parandada sinu suutervist, vähendades oluliselt kaariese ja teiste suuõõnehaiguste riski. Nii, tundub, et saime üldises plaanis ringi peale. Võtame nüüd ette teadustöö, millest ma täna õigupoolest tahtsin rääkida ja see on siin. Ma vabandan nüüd väga, kui sa lootsid, et nüüd tuleb suur pauk ja ma paljastan midagi sensatsioonilist. Päris elu on paraku üsna igav. Uuringu raames anti katsealustele 4 nädala jooksul kas steviat või lauasuhkrut ja uuriti nende mikrobiomi ehk siis mikroorganismide kooslust soolestikus ja väljaheidetes 3 korral. Enne katset, 4. nädalal ja 4 nädalat pärast katse lõppu. Ja mis need teadlased siis leidsid? Laias laastus ei leidnud nad mitte midagi. Mingit märkimisväärset muudatust kummaski mikrobiomis stevia kasutamine kaasa ei toonud. Ja muide, kui nad oleks selle muudatusega leidnud, siis ei tähendaks see tegelikult laias laastus mitte midagi. Soolestiku mikrobioom on selline ikka veel üsna kuum teema ja ma ennustan, et me saame lähiaastatel näha arvukaid artikleid selle kohta, kuidas erinevad meie sooltes elavad mikroorganismid on seotud meie füüsilise ja vaimse tervisega. Aga ühel hetkel see mull kas lõhkeb või mis on tõenäolisem, jookseb lihtsalt vaikse sisinaga tühjaks. Vaata, meie soolestiku mikrobioom peabki pidevalt muutuma ja selle muutuse peamiseks algatajaks on see, mida me sööme. Ja meil on tegelikult üsna suur probleem hoopis siis, kui meie soolestiku mikroorganismide kooslus enam mingil põhjusel vastusena meie söömisharjumuste muutumisele ei muutu. Üks asi, mida soolestiku mikrobiomiga seoses eriti ei räägita, on see, et kui sa sõidad näiteks nädalaks ajaks välismaale ja tuled siis koju tagasi, vaata, siis on su soolestiku mikrobioom väga suures ulatuses muutunud ja see muutub jälle tagasi ja see on absoluutselt normaalne nähtus. Laias laastus ei ole ka olemas ühte kõige paremat mikrobiomi, sest erinevate inimeste olukordade ja piirkondade jaoks on need väga suures osas erinevad. Maailmas on väga suur hulk erinevaid toitumisharjumusi ja väga suure osa nende puhul on võimalik, et see toitumine on ainevahetuslikult tervislik, mis ei oleks võimalik, kui meil oleks olemas üks ja kindel kooslus mikroorganismidest, mis kõigile sobib. Minu arvates on veider rääkida sest, et mingi toiduaine tarvitamine võiks meie mikrobiomi muutes meie tervisele mõjuda laastavalt, kui kõik maailma inimesed on teatud arv kordi oma elus sunnitud neelama antibiootikume, mis löövad su soolestiku ilma igasuguse valikuta absoluutselt puhtaks ja tapavad ära kõik mikroorganismid, milleni vähegi jõuavad. Ja isegi see ei vii sind hauda. Välja arvatud üksikud haruldased juhtumid, kus ellu õnnestub jääda mikroorganismidel, mis tavalises olukorras sind ei ohusta, ent hakkavad igasuguse konkurentsi puudumisel pidurdamatult vohama ja võivad tõepoolest su elu ohustada. Muide, üks huvitav infokild ka. Me teame, et näiteks lihaste ja luude tervise osas on olemas ajahetk, mil need on reeglina inimesel kõige paremas korras, mis järel algab tegelikult juba 30. eluaastates aeg,
kus sa pead kuradi palju vaeva nägema ja regulaarselt jõutreeningut tegema, et luud ei hõreneks ja lihased ei atrofeeruks. Samamoodi on väidetavalt olemas iga inimese elus tipphetk, mil tema soolestiku mikrobiomi mitmekesisus on kõige suurem ja inimese vananedes see mitmekesisus langeb. Igal inimesel on see hetk erinev, aga kui sa oled juba 30+, siis on see sinu jaoks tõenäoliselt möödas. Ja tagasi mõeldes oli see hetk sinu jaoks siis, kui sa võisid valimatult süüa kõike ja nii palju ja siis, kui ise soovisid. On tõsi, et teadlased on kindlaks teinud mitmeid soolestiku mikroorganisme, millel on meie füüsilisele ja vaimsele tervisele laiemalt olemas positiivne mõju. Aga pane nüüd tähele, see on väga tähtis. Sa võid neid mikroorganisme enesele kilode kaupa soolestikku suruda, aga kui sa toitud ebatervislikult ehk siis ei lõpeta lisatud suhkrute söömist ja ajad igapäevaselt sisse ultratöödeldud kräppi, siis ei ole sellest absoluutselt mingit kasu, sest kõik need suure vaevaga su soolikatesse saadetud mikroorganismid surevad nälga. Seega, tee oma toitumine korda. Pööra tähelepanu soolestiku mikrobiomi toiduks olevatele kiudainetele ja just see ongi see, mida sa saad antud vallas teha. Ja siia lõppu veel 2 tarkusetera, mida võiks sulle rääkida õlleklaasi taga mõni uurija, kes tegeleb igapäevaselt soolestiku mikrobiomi uurimisega. Esiteks, enamik poes ja apteegis müüdavaid probiootikume tooteid, mis peaksid parandama su mikrobiomi kooslust, on mõttetud, sest neid sisalduvad mikroorganismid on juba ammu surnud. Ja isegi kui ei ole surnud, on väga ebatõenäoline, et neist jõuab sinna, kus neist võiks mingit kasu olla mingisugunegi oluline kogus. Ja teine tarkusetera. Uuringud, mis teevad kindlaks su soolestiku mikrobiomi kooslust, on mõeldud selleks, et raha lollidelt kätte saada, sest mingit sisulist kasu neist ei ole. Ja su soolestiku mikrobioom võib selle aja jooksul, mis jääb proovide võtmise ja tulemuste kättesaamise vahele, olla juba oluliselt muutunud. Ja omalt poolt ma lisan tavaomase 3. tarkusetera, nimelt soolestiku mikrobioom lihast ei kasvata. Tean seda, sest ma kasutan ise suhkru asemel steeviat juba pikemat aega. Selleks, et lihas kasvaks, tuleb ikka teha regulaarselt jõutreeningut. Jõusaalis näeme!